Head kuulajad, Mehed hakkame elama podcast on taas koha sisse võtnud. Mina olen saatejuht Kaidur Kahar ja mul on täna vastas mees, kes on nagu vägilane. Pikka kasvu, tugev ja väga ohtlik. Tere, Peeter Ilisson. Aitäh kutsumast. Kuulajale ma ütlen siis, et Peetrit olete te näinud sellises teleseriaalis nagu Mehed hakkame elama, kus meie rollid olid mõnevõrra erinevad, et sina olid minu instruktor ja mina siis püüdsin kõike teha nii, nagu sa ütled. Jah, nii see oli, et eks sinu traumad on ilmselt osalt sealt tulnud või? Ega mul neid eriti ausatades ei olegi, et need, millega ma praegu tegelen, on hoopis mujalt. Okay. Peamiselt lollusega seotus. Aga räägi, Peeter, kus sa tuled, et milline on see lapsepõlve kodu, kus sa üles kasvasid? Kasvasin üles peamiselt üksik ema perekonnas siis koos oma õega. Ema on meil selline väga badass naine, kes seal kääridega Žiguliid remontis ja pidi kõigi asjadega üksi hakkama saama, siis kuni lõpuks meil hakkas ka kael kandma ja nii-öelda toetama teda siis kõigis ettevõtmistes. Ja siis lõpuks ta oli niimoodi, et kui me õega tegime mingeid hulluseid kodurestorane, kus ta mingi 100 inimest külla, keda kedagi ei tunne ja siis ta oli alati meiega kambas ja see oli alati suur rõõm. Sa oled sündinud aastal 91, mis oli parasjagu selline hullumaja, et poes ei olnud midagi saada. Ilmselt mähkmeid olid need mitmekordsed, et ema ilmselt pidi pesema neid kuidagi. Ja ma kujutan ette, et teie üles kasvatamine oli omal ajal päris raske töö. Ma kujutan ette, jah. Ainuke, millest meil vist perekonnas on juttu on see, et seal väidetavalt sünni ajal anti see, ma olen ikkagi 6 kuud Nõukogude Liidus elanud, et siis sünniga tuli see ühe viinatalong, aga seda pole siiamaani saanud, nii et ju siis see oli väga vajalik, sellepärast, et lastele tuli teha viinasokke. No ütleme, see on siuke hea vabandus. Kui sa mäletad seda, et mis see teie pere selline rutiin oli, kui palju selle kõige kõrval oli see, et ma ei tea, lähme korralikult magama, proovime liigutada ja siis nädalavahetusel käime, ma ei tea, muuseumis või vaatame kino või teatrit või kui palju sellist nagu, ornungit teil oli kodus? Eks ikka oli. Nii palju, kui emal nagu seda mahti oli. Peamiselt oli ikkagi see, et kas me käisime maal. Üldse minu kooliaeg oli juba teistmoodi, et seal ma käisin nii-öelda õhtuses vahetuses, ehk siis hommikul, kui õde käis koolis, siis mul oli nagu kodus oli pidu ja ettevalmistus ja viimased õppimised või siis trennis käik. Et pigem oli jah, see trenn oli vist enne kõike ja siis käisid õhtul koolis ära. Siis ma mäletan kunagi peale kooli jäin liiga kauaks ja emal ei öelnud ja siis ma pidin 100 korda kirjutama, et tulen õigeks ajaks koju ja ei lähe hulkuma midagi sellist. Aga kui palju teil oli seda kehakultuurilist tegevust, et sa ütlesid trenn, aga kui palju perega koos, ma ei tea, käisite kuskil Nõmmel või ma ei tea, kus sa pärit oled, Tallinnast? Tallinnast, jah. Et käisite kuskil, ma ei tea, suusatamas või koos rattaga sõitmas, ujumas? See oli pigem ma ütleks, et see oli selline, et sa vaatasid, et teised perekonnad teevad selliseid asju ja siis sa proovisid sinnapoole seda suunata. Pigem meil sellist kehakultuurilist harjumust pere keskselt ei ole, et me kõik tegime midagi, aga sellist ühte kindlat suunda ei olnud, et jah, seal ma mäletan, ma olen ise suusatama õppinud, trennis käigimise ajal oli siis alati oli pigem, ma mäletan nagu ema ja vanaema, et kus nad ütlesid, et ära endale liiga tee, siis ma ütlesin, et aga kuidas ma siis tugevaks saan? Väga õige point. Aga ütle, millised olid need mingid meeskarakterid sinu lapsepõlvest? Et kus sa õppisid seda meheks olemise kunsti? See on hea küsimus. Pigem mul on olnud läbi elu sellised mingites faasides sellised see on role models, siis on sellised eeskujud, et ma kunagi eriti väike olin, siis ma käisin skautides, siis seal, kes oli see skautluse juht, siis tema oli tol hetkel, siis kooli ajal, võib-olla vahepeal oli selline tiineka isetegevus ja siis ma mäletan keskkoolis oli, kes meil Kaitseliidus ka on, tol hetkel oli Major Lilleleht ja siis tema oli meil, ma sebisin kooli riigikaitse õpetajaks, siis tema oli tol hetkel ja siis läbi elu ikka vaatan nagu kellegi õpid ja nüüd tänapäeval on see niimoodi, et sul on sõbrad
ja vaatad, pigem on niisugune mentorlus üksteisele, et annad nõu, mõtled, et ohoh, selle võiks rakendada oma ellu ka ja siis nii edasi minna. Meie tutvus sai alguse sellel hetkel, kui mina koos väga paljude teiste meestega liitusin Kaitseliiduga ja sina sattusid meid juhendama. Ütle, kuidas sa ise Kaitseliitu sattusid? Ma sattusin väga noorelt, see oli ehk siis nüüd ma arvan, mul jookseb vist 19. aasta. Ma sattusin tõenäoliselt taaskord sellisest protestist, ehk siis ma mäletan aega, kus ma ütlesin, et emaga koos kasvanud, siis mul oli tol kadunud bioloogiline isa, teadsin, et ta pole ajateenistus käinud ja siis oli see protest, et ma pean nagu selles valdkonnas käima ja selle raja ette võtma ja siis kuidagi see roheline maailm on mind alguses peale tõmmanud, et mulle alati meeldis, kui mul on laiguline jope seljas või siuksed nagu just sellest skautlusest alguse saanud ja siis seesama õppehoone, kus teie ka alustasite, tol ajal oli siis, kui mina alustasin, siis oli selline puithoone muldpõrandaga, kus siis diiselgeneraator andis sooja. Ja eks ma olen ise samamoodi istun seal nägu valge meditsiinitunnis, vaadanud kõiki neid koledaid pilte, aga siis ongi see, et sa põhimõtteliselt siis saad aru, et sa tahad olla kogu aeg mugavustsoonist väljaspool ja siis lähed samm-sammult, et kui ma seda julgesin teha, siis ma äkki nüüd julgen seda ka teha ja kui ma seda olen julgenud teha, siis äkki ma teen järgmise asja ja nüüd see on asi crazy't kätte läinud. No me peame kuulajale ütlema seda, et Peeter, sa saabusid just Ranger koolist siis Ameerika Ühendriikidest. Me räägime sellest natuke hiljem, okay. Aga räägime korra veel sellest Kaitseliidu maailmast, et ütle, kui palju see nõuab või mis üks asi on füüsiline pingutus, see, mis on täna teeb haiget, homme või kuu aja pärast enam nii palju ei tee, et sa jõuad rohkem. Aga see, mis vaimus toimub, et kuidas sa oma ajule ütled, et ma nüüd täiesti teadlikult lähen, panen ennast mingisse talvisesse olukorda, näiteks võtan ette mingi rännaku X kilomeetrit ja ma olen valdavalt seal võib-olla märg või vähemalt ei ole kogu aeg kuiv. Et kuidas see ajuga töö käib? Ma ei tea, see on number 1 on minu jaoks üldse kahju, et me nagu elanikkonnana oleme nagu metsast, mis on olnud meie selline ürgne kaitseobjekt, oleme nagu kaugenenud, et ma pigem tunnen alati nagu sellist vahel abitust, et nagu ma olen siin ja see peaks mind nagu toetama. Aga metsa minnes, see on pigem ütleme nii, et kui me tuleme sinna Ranger Schooli juurde tagasi, aga nüüd olles käinud USA-s, siis ma ütlen, et meie mets on parim, see on nagu nii soe, tervitav ja pehme, et jah, selles, et see on ja teistpidi ka, kui ma kujutan ette, et sa oskad ise ka seda samastuda, et tõenäoliselt metsas kõik on niisugused väikest viisi romantikud ka, et vahet pole, kui alfa keegi on, aga need hommikused päiksetõusud, kus on udu ja siis sul tulevad väiksed kuuled sookuured kuskilt laulavad, et see loodusilu on ilmselt üks asi. Number 1 on see, et kõik asi saab kunagi otsa, kõik, mis on ebamugav, siis see õnnestumise rõõm või seal, siis kui see on tehtud, et siis see on ilmselt see, mille nimel seda kõike nagu surutakse ja tehakse. Ja paratamatult Kaitseliit pakub nagu võimalusi, mida ma tsiviilelus teha ei saaks. See on sama, ma käisin üks päev suusatamas või ma ikka tihtipeale käin ja siis oli ka, et ilm oli nagu eriti rõve. Külm oli niisugune, lund ei ole, tegelikult vastik, see ei ole talve rõõm, see ei ole Winter Wonderland. Ja siis ka küsiti, et mis sind sinna ajab? Ma praegu ei tegele sellega, mida ma näen. Ma mõtlen sellest, kuidas ma istun saunas pärast seda, kui see kõik on läbi. Et kas see on mingi samasugune mõte, et sa sinna hullusesse minnes mõtled selle mõnu peale, mis pärast saabub? Vot see on see, et tihtipeale mõeldakse, et kõik asjad, mis me teeme, see on nagu siuke üliseksikas ja lahe ja nagu see popväljend on siis high speed, low drag ehk siis ma olen selline operaator, tegelikult ei ole, et seda sellist kannatamist ja hetkedest üle olemist on ilmselt palju, kui sa praegu mainisid seda suusatamist, siis mulle meenub kohe, kus mingi aasta võtsin ette, uuel aastal tegin soolomatka nagu see Oandu-Ikla mingit lõiku ja see oli talvine periood ka, et talvisene soolomatk on selline
ka huvitav tegevus, eriti siis, kui on lund palju ja tuisanud ja siis ma mäletan, ma olin vist 2-3 päeva juba nagu seal kuskil kõmpinud ja siis, kui Aegviidu vahel sattusid, seal olid need suusarajad tulid, siis number 1 tuleb nagu vaata, et seal tuli esimene suusataja, kes hoolimata sellest, et rada veel ei olnud valmis, siis ta sealt läbi rühkis ja siis mul oli lihtsalt nagu nii hea meel, et tsivilisatsioon või inimene, et selles suhtes, et see ei saa olla enam kaugel. Et tõenäoliselt see mees, see suusataja mõtles, et nagu miks sa kõnnid siin, et see on meil suusarada, et rikud veel raja pärast ära. Aga jah, eks neid see on selline niisugune rewarding või siis jah, ta nagu tasub alati ära. Ma olen kuulnud seda, et ma kirjeldan kuulajale, et sa näed minu arust imehea välja, sul on võimas füüsis, ühtegi lisakilo ma ei näe, aga ma olen kuulnud, et sul on olnud ka neid lisakilosid. Kas see vastab tõele? Number 1, aitäh. Number 2, ma arvan, et neid lisakilosid on muidugi on selles suhtes juba praegu, kui me võtame aasta lõikes, ma arvan, mu kaal on pluss-miinus 10 kilo olnud. Aga sa oled olnud ka suure kondiga suur poiss. Absoluutselt. Et kuidas sa sellega toime tulid? Et see ei ole ju, et see ka lähe ju lihtsalt ära. Et ma saan aru, et siin on ikkagi mingisugune tohutu töö, mida sa taha pand. Mitte teadlik, ma arvan, et mul on olnud kõik need siuksed kannatustega kursused on need kilod ära võtnud ja siis need tulevad aeglaselt tagasi. Ma olen meeletult majas, seda ma üritan piirata. Ja kõik, mis nagu, jah, see pigem see protsess on selline pikk, et kui ma tean, kuidas öelda, ma olen vahel leian, et tahaks kohe saada seda suurt tulemust, on ju. Aga siis, kui sa lähed väikeste sammudega, siis vaatad mõni kuu hiljem, et see on päris hea juba. Ja see siuke suure kondiga oleks, see on vaata kooliajas ka täpselt samamoodi. Üldjuhul see on tulnud kõigeks, et sa valmistud millekski, et nagu keskkooli ajal ma hakkasin aktiivsemalt jõusaalis käima, siis oli ennekõike valmistumine ajateenistuseks ja siis pärast hiljem ma ei tea, see lihtsalt, see on nagu osa olnud elust, et see on paratamatult kogu aeg kas jõusaalis või siis vahet spordialasid või suure sõnaga kokku võttes ma võtaksin selle, et see on lihtsalt uudisimu. Proovida, ma olen teinud erinevaid võitluskunste, erinevaid sporte, jõusaal, crossfit, hiit, karate, judo, taekwondo isegi ka. Aga ütle, mis sobib, ütleme, sellele keskmisele nagu startijale, kes ma ei tea, praegu kuuleb, et mõtleb, et väga palju huvitavaid sõnu käis su jutust läbi, et millega alustada. Et kui ütleme, et ei ole nagu päris hull asi, aga et võiks jälle liikuma hakata. No, see on niisugune väga basic ja tüütu asi, on jooksmine. Mulle jooksmine ei meeldi. Välja arvatud juhul, kui sa oled 2 nädalat teinud nagu distsipliiniga jooksmas ja siis sul nagu on, see ei ole kohe nagu algusest lõpuni, aga siis mingi hetk on see, kus sul on nagu tempo peal ja siis sa tunned, et nüüd ma olen nagu jooksen nagu filmis, on ju, aga reaalis see ilmselt kõrvalt vaadates ei ole mitte kunagi niimoodi. Et sa soovitaksid mingi jooksmise asja alustuseks? Kõndimine, jooksmine, see 10 000 sammu tagaajamine, ma ütlen ajast, et mul on pigem ekstreemne, et mul on kas väga vähe samme või liiga palju. Et seda kuidas kellelegi, aga jah, pigem ma arvan jooks. Lõppude lõpuks algab ikkagi sellest, et inimesed kardavad teha investeeringuid, mida nad arvavad, et nad ei suuda üleval hoida. Ehk siis jõusaal tänapäeval vist sellest aastast on isegi hästi, sa saad nagu spordikompensatsiooni niimoodi, et sa saad kohe aastaks endale ära panna. Nüüd on see, et kas uusaasta lubadused peavad ei pea, et praegu vist peaks esimesed hakkama ära kukkuma. Ma arvan, et esimesed on ära kukkunud juba. Arvad? Praegu on veebruar. Sõbrapäev on tulevikuline. Okei, võib-olla. Aga ühesõnaga, eks need variante on ju mitmeid ja võimalusi on küll. Ütle seda, kas, räägime Kaitseliidust ka, meil on siin olnud Kaitseliidu mehi ka rääkimas. Ütle, kas Kaitseliiduga liitumine näiteks ja seal olemine aktiivselt on ka niisugune hea võimalus hoida ennast nagu vormis. Et tegelikult seal ei ole ju otseselt mingit vanuse piiri, on ju, sinna võib tulla, ma ei tea, kas 16-aastaselt vist 16 vanema loaga vist. Jah, saab juba tulla, on ju, ja lõpu välja hääletamist põhimõtteliselt ei ole, on ju, kui sa ise... Ütle, kas see on... Sa oled töötanud ju väga paljude meestega koos, näinud väga erinevas vanuses ja vormis mehi. Ütle, kas see annab sellise hea boosti meie kuulajale ka?
ei, absoluutselt, selles suhtes, et see, noh, me ju põhimõtteliselt igapäevaselt ei aja taga seda nagu, et see füüsiline vorm oleks super, aga teistpidi see on, noh, inimesed saavad ise aru, et okei, äkki ma peaks natuke rohkem liigutama. Teistpidi on see suurepärane platvorm, kus luuagi gruppe, et sul on, võtadki oma jao näiteks, et noh, ma ei tea, teeme trenni, noh, tänapäeval kõiki inimesi samal ajal samasse ruumi kokku saada on suhteliselt keeruline. Aga varasemast kogemusest näiteks, ma ei tea, leppida kokku, et paneme hit time'iks nagu kell 8 hommikul, et kes kõige varem jõuab oma trenni ära teha ja sellest nagu, noh, kirjutab meie chati, on ju. Ja siis sa vaatad, et noh, et prooviki seal, et äkki meil õnnestub mul olla kõige varem teinud 6 trenni ära, siis vaata, mingi mees on seal 5.55 on oma trenni alustanud. Annab motivatsiooni. Jaa, absoluutselt. Ja mõtlen veel trenni osas, noh, see peame tegema kaitsevälist seda kehaliste võimete kontrolltest, et tihtipeale sihitakse seda alumist otsa. Minu, ma ei tea, pigem tahaksin sihtida seda 18 või no mis see maksimaalne on seal 21 pluss maksimaalset otsa, et ma arvan, et see on selline hea ja tervislik, kuivõrd need nõuded on nii või naa juba allapoole toodud. Ütle mulle seda, et kui näiteks kui ma tahaks tõsta, et tegelikult on ju mitu punti inimesi, on need reservistid, eks ju, kes peaksid minema siis mõnele suurõppusele või väiksemale õppusele ja teine on kutsealused poisid, on ju. Et mis sa arvad, kas 2-3 kuuga saab ennast sinna alumise joone plusspoolele? Ei, 2-3 kuuga sa saad sinna ülemisest 10% üle kindlalt. Tegelikult see on ainult lihtsalt nagu rutiini talumine, mingisugune 2 kuud näen vaeva ja omas kogemust võin öelda, et ma sihtisin ka just selle Ranger Schooli eel, pidin tegema mingeid teste, siis meil samamoodi õnnestus teha Marlen Heldemede käe all küll seda hiidtrenne ja siis meil õnnestus niimoodi, et lõpptulemus oli põhimõtteliselt pärast nagu pluss 10% tuli sinna juurde ja see oli 2 kuuga ja seal vahepealne oli küll selline, ma arvan, 1.5 oli täis, siis sa tunned ennast siuke, et nagu tegelikult enam ei taha, et see ei ole enam fun, aga see on täpselt selline, no kui läheb raskeks, siis tegelikult peaks nagu rohkem tegema, et või mitte rohkem, vaid siis peab lihtsalt kinni hoidma, et paratamatult mingid asjad on väsitavad ära, aga lõpuks oled endale nii uhke, et selle ära tegid. No anna see väike retsept ka, siis ütleme, et ma täna tahan alustada, ma tahan siis ütleme 2 kuu pärast teha rohkem neid kätekõverdusi, siis istesse tõusu ja jooksu. Et mis niisugune väike rusikareegel on, mida ma peaks tegema? Lihtsalt jagama selle väiksemateks juppideks, et sa ei tee seal, mis see norm on praegu, maks on vist 75 kätekõverdust. No nii. Noh, sa teed siis, alustad näiteks 5 kaupa, teed seal kätekõverdusi, päevast teed 75 ära või siis teed, kui sa paned need endale trenni sisse, siis teed 10 kaupa ja siis lihtsalt, et vorm oleks ideaalne. Et kõige olulisem trenni tehes on see, et see tehnika oleks õige, et noh, pigem siis, kui tehnika hakkab kannatama, siis mitte suruda sealt lihtsalt tuima jõuga läbi, vaid just sellele tehnikale pühenduda. Kõhulihaste puhul mulle meeldivad sellised siis eesti keeles oleks liblik kõhulihased, ehk siis see on see, kus sul on nagu jalad on 2 ratsi ja siis sa teed nagu käesirutused ülevalt, kuni siis siruta nii kaugele saad, ehk siis see amplituud on suurem kui see, mis sa tegelikult päriselt peaks tegema. Ja jooks on minul oli hästi raske oli see, et aeglaselt joosta. Nagu. Ma olin alati see, kes varasemalt ma jooksin ilma kelleta, siis jooksin seni, kuni kogu aeg oli 100%. Aga kõige mõistlikum on see, et on aeglasemad jooksud ja siis see, mis teeb kiireks, on see, kui sul nädalas on selline intervalli jooks, et kui ma võtaks oma sellise treeningkava, siis ma on esmaspäev, kolmapäev, reede on nagu jõusaali treening, siis ülakeha, alakeha ja siis vist praegu mul on isegi push nagu nii-öelda lükkamise, tõmbumise ja siis jalapäevad ja siis vahepeal on teisipäeval on jooks ja neljapäeval on intervall. Talvisel ajal ma ilmselt selle intervalli vahetaksin ujumisse vastu üldse. Väga hästi. Aga ütle, kuidas sa hindad meie meeste seisu? Kas see paganama vorm on nii halb, kui räägitakse? Ja tahe midagi liigutada on vilets? Meil on tahe on suur, jutt on suur, aga liigutama peaks kindlasti rohkem.
et seal kindlasti siin ka varasemalt, kes sul on rääkinud, et see, kui sa panedki selle pildi või story üles, siis see paratamatult motiveerib inimesi ka liigutama ja ma arvan, et see algab nagu väiksest saadik, et see koolis juba, et me kehalise kasvatuse, vist ei ole enam kehaline kasvatus ka, nüüd on liikumisõpetus äkki? Jah, liikumisõpetus, et kuidagi me oleme selle mõnu ja nagu fun'i sealt välja võtnud, et tegelikult see millegipärast me ei hinda seda, aga see on väga vajalik. No räägime siis nüüd tõelisest fun'ist, mille osaks sa said. Neid eestlasi, kes on käinud Ranger koolis, väga palju ei ole, kui ma ei eksi. Ma olen see lucky number 7. Et sa oled siis 7. eestlane, kes on selles olnud. Mis asi see Rangerite kool USAs on? Räägi, mis asi see oli, kuidas sinna sattusid, mis seal tegid? Ranger School, jah, USA siis kõige karmim juhtimiskool. Kuidas ma sinna sattusin? Esimest korda mul see Ranger Tab on siis see, mille poole pürgitakse. Seda nägin ma esimest korda oma ajateenistuses, kui mu NAK-i või noorem allohvitseri kursuse ülemal oli see ja ta oli just sealt tulnud, ehk siis me saime siukse minikuuri tema käe läbi ja siis vahepeal tegin ajateenistuse ära, käisin ka koolis õppimas ja siis 2016 siuke oportunistlik küsimus oli seal kõrgemal ohvitseril, et kas mul oleks võimalik või kas meil oleks võimalik teha nii, et kaitseliitlastel ja vabatahtlikel oleks võimalik Ranger Schooli minna. Siis sealt hakkas see pall veerema ja ma olen ülitänulik, et see võeti ka üles, ehk siis 2020 olid esimesed katsed Kaitseliidus. Tol ajal oli vist isegi see, et kuna ma tegelen ka aktiivselt ettevõtlusega, siis paraku ei olnud võimalik minna. Siis nüüd ma olen olnud siin mõnda aega ka tegevväelase rollis. Siis tehti nii-öelda suunatud pakkumine, et nüüd on sinu kord minna ja siis ütleme nii, et kui ma muidu treenisin selle jaoks nagu väga aktiivselt, siis 2020 see pigem ma olin nagu rahul, et see võimalus on tehtud, ma hakkan vanemaks jääma, teeme nüüd niimoodi, et lähevad sinna noored poisid, kes on vihased ja lihtsalt see oli siuke maha maetud unistus kuni siis eelmise aasta juunini, kus kurb, aga tõsi, mina olin muidugi ühelt poolt väga õnnelik, teiselt poolt selline pani kukal kratsima, et kuidas ma nüüd siis toimetama hakkan, ehk siis öeldi, et nüüd sina lähed. Ehk siis tuli see unistus nii-öelda üles kaevata. Ja siis põhimõtteliselt septembri lõpus lendasin USA-sse, Georgiasse, seal oli kõigepealt natuke aega aklimatiseerumiseks, hoopis teine kliima, 100% niiskust, päeval 30 kraadi, hommikul 8 kraadi. 3 nädalat seal aklimatiseerusin, siis oli eelkursus, selle läbisin edukalt ja siis novembrist hakkas pihta ja see oli siis selline seal oli seda kannatust oli ikka kõvasti. Ma sain aru, miks ta on sellise juhtimiskooli all öeldakse, sest seal sa peadki inimesi väga konkreetselt juhtima, sellepärast, et seal on toidudefitsiit, unedefitsiit, veedefitsiit aeg-ajalt ja unedefitsiit vist juba ütlesin. Et see, lõpuks seal oli selliseid kaadreid, mida ma pole mitte kunagi näinud. Põhimõtteliselt, mida sa siis teed? Sa oled nagu mingisugusel treeningtsüklil, nagu mingisugusel missioonil või ta on nagu kursus. Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa võtad, meil näiteks noorem allohvitseride kursus, kus ka õpitakse juhtima, siis seal on lihtsalt sa kordad samu asju, samamoodi käskude andmist, erinevate operatsioonide läbiviimist ja siis seda siis nendes piiratud ressurssidega. Ja erinevates tingimustes siis on selline, kui see on üles ehitatud Rooma kõnni jookse faaside osas, siis ongi 3 faasi seal. Darby faasis on kõik by the book, mägedes on, seal on, ütleme nii, et minnes siit meie väga lamedast maalt
mägedesse, see oli sihuke korralik katsumus. Ja siis Florida, mis on peamiselt nagu soo ja alligaatorid ja maad. Ehk siis lihtsalt arvestama keskkonda, inimesi ja täita ülesanne see, mis sulle on ette on. No aga mis selle inimesega siis toimub, et me tavaolukorras ei suuda ilmselt seda ettegi nagu kujutada, et milline see olukord võib olla ja samas me ilmselt ei oska ka ette kujutada, et kuidas ma käitun selles olukorras, et mis su kogemus on? No seal on üldjuhul kõige lihtsam on selline, et seal jagatakse inimesed, et kes ütlevad, et on nagu sihuke unine ranger ja kes on nagu näljane ranger. Algul ma olin unine ranger ja siis teises faasis mul oli natuke mõlemat. Siis seal Floridas ma olin näljane ranger, ehk siis seda toitu on vähe ja see muudab inimesed pahuraks. Kui sul inimesed on unised, siis nad jäävad magama, siis sa pead veenduma kogu aeg, nad oleksid ärkvel, teaksid, mida teha, ehk siis jah, see on, kujutan üks faas mägedes, ma mäletan, seal oli see, kus õhtusel ajal, kuna meie kursus oli ka üks vist öeldakse, et 50 aasta kõige külmem kursus, ehk siis seal tuli, nüüd on juba hästi taastunud, aga seal on, tuli parasjagu külmakahjustusi. Ehk siis nagu kõik on päris, et kui midagi juhtub, siis sellega peab tegelema, aga just ma mäletan üks õhtu seal, kus oli meil pandud telk ülesse ja siis on terve siuke 50 meest seisab püsti, kõik magavad. Ja selline korralik õudusfilmi tseen, et kui sina oleks nagu mingi team songi taha pannud või siis ja aeg-ajalt keegi natuke nagu komistas ettepoole ka, et see oli, ma pole sihukest asja varem. Sa ei ole näinud siis mehi, kes magavad püsti? Ma olen näinud mehi, kes magavad püsti, aga nagu seda, et sul on nagu 50 meest nagu niimoodi, et nagu sekundiga kõik seisavad püsti ja lihtsalt magavad, seda ma ei ole tõesti näinud. Aga mida sa enda kohta teada said? No eks see enesekaemus oli seal, seda ikka sai korralikult seal tehtud, et ma ikka mäletan, kuidas seal pikad rännakud, siis seal klompkurgus seal vabandad oma sõprade ees, et sa oled siit sõber olnud või siis, vabandust, ja siis, või siis vabandad tüdruksõbra ees või õe ees või ema ees, et see on jah, seal ikka sai pilt palju klaarimaks ja samal ajal sa tead, et kõik saab kunagi otsa. Meil oli ka selliseid ellujäämisõhtuid seal, kus mul ei ole mitte kunagi juhtunud seda, et näiteks, et vihma tuleb, kui võtad Eesti ilma, siis sul on nagu 1 millimeeter vihma, on selline ka korralik vihmasadu. No üks õhtu meil oli seal 13 millimeetrit. See oli küll nagu, ma olen erinevaid ellujäämisväljakutseid vastu võtnud ja seal oli üks õhtu selline, kus mõtlesin küll, et nagu nüüd tahaks tõusta püsti lihtsalt nagu karjuda, et nagu aitab küll, et seal see oli tõenäoliselt kõik öö, kus keegi ei maganud. Mul pole mitte kunagi juhtunud seda, et mul sajavad saapad vihma täis. Ja siis ega siis midagi, hommik tuli kätte ja siis kuna seal oli lubatud meil teha selliselt soojenduslõkkeid, siis ma sain aru, et ega siit hommikul me keegi kuskilt liikuma ei saa, kui me kiiresti nii märjast metsas, kui seal oli, selle lõkke kuidagi üles teen ja esimese lõkke saime üles ja siis tuli kõigil jälle see, tuli paratamatult pakub lootust. Et siis tegi kõigil natuke soojemaks olemise ja saime oma asjad liikuma ja ma proovin mõista seda, aga ma isegi ei oska võrrelda. See on, praegu just sõitsid 2 noorhärrat, kellest, ma ei tea, äkki mõlemad on Kaitseliidu mehed, Hanso kui siis Kuusk. Et sõitsid üle Atlandi selle sõudepaadiga 2 kuud. Kas see on võrreldav kuidagi selle kannatusega? Ma ei oska öelda, ma pole nendega otseselt suhelda. Ma kujutan ette küll, selles loodusjõud on paratamatult sellised asjad, mis ei ütle, et me nüüd lõpetame ära või nagu aitab küll, et see on, me lihtsalt, kui me suudame nendega arvestada, siis see tuleb kasuks, aga muus osas pigem on, kahekesti koos olles on kindlasti nagu see parem, et on ka neid soolopurjetajaid, kes kõigele vastu trotsi nagu lähevad, aga jah, ma kujutan ette, see on lihtsalt see on tamamoodi, ma arvan, et tüütu tegemine, et lõpptulemus on äge, aga seal vahepeal ilmselt midagi väga vaadata ei ole. Jõuad paluda vabandust kõigi oma lähedaste käest. No tõenäoliselt. Ütle, mis kogemus sulle, mis sellest edasi saab? Et
et kuidas see kogemus nüüd siia meile jõuab? Kas me saame sellest osa kuidagi? Kas sa räägid sellest, kas sa kirjutad sellest raamatu, teed sa sellest oma podcasti? Pigem seal Floridas just oli üks siis instruktor tegi mulle nalja, et sa oled Euroopast, ma ütlesin jah, siis sa lähed Euroopasse tagasi, sa kirjutad biograafia, siis ma mingi, praegu plaanis ei ole, võib-olla kunagi, ei tea, pole selleks aega, elu on liiga põnev. Aga kindlasti kaitseliitlastele mingi kokkuvõtte sellest teen. Ma mõtlen, et kas seda sinu kogemust, mida sa seal kogesid, sa saad edasi jagada, et see formaat mingil moel ikkagi ju tuleb? Jah, ma arvan küll. Kuidas täpsemalt see on välja selgitamisel, et ma hea meelega jagan seda oma sõpradele ja kaitseliitlastele. Paratamatult seal on mingeid nüansse, millest kõigest alati ei saa rääkida, aga jah, see on kedagi, kui seda ise ei koge, siis seda on raske ka edasi anda. Mida sa ise enda ellu kaasa võtad sellest kannatusest? Ütleme nii, et üle 15 aasta ma nüüd, ma arvan, see taastumisperiood on mul siin 1 kuu kuni 2. Nüüd, kui me võtame eelmise nädala, siis see on, ma arvan, 15 aasta jooksul esimest korda, kus ma magasin keskmiselt 8 tundi. Varasemalt ma mõtlesin, ma olen kõva mees, piisab 2 või 3 tunnist. Ei kõlba. Et paratamatult tuleb võtta aega, tuleb inimestega suhelda. Suhtlemisoskus on just kõige olulisem see, et olla edukas. Et paratamatult seal hommikuti meil oli nüansse, kus keegi palus, et ma temaga nii-öelda siis kaevikut jagaksin. Sellepärast, et tal oli vaja enda seest arutada, pigem oli vaja lihtsalt kuulata ja siis aeg-ajalt üksik sõna öelda, et see, kui mehed tunnistavad, et neil on midagi kehvasti, siis see on kõige olulisem, sealt hakkab pihta. Kui keegi milleski ei räägi, siis on ka raske kuskilt pihta hakata. Nii et me ootamatul kombel jõudsime sellest füüsilisest kannatusest selleni, et tegelikult peaksime rääkima üksteisega. Absoluutselt. Et ma olen alati kõik, mis on niisugused kõrgel tasemel opereerivad üksused ja alati, nagu ka ma arvan, teie sokil või seal sõdurioskuste kursusel välja tuli, siis ma alati olen prioritiseerinud selliseid pehmemaid väärtuseid. Märkame, räägime, hoolime. Need on need, mis teevad asja nagu kivikõvaks, et muidu võib sul olla selline hirmutav väljanägemine, aga kui me ei mõista üksteist, siis me ei jõua kuhugi. Kuidas me nüüd peame kutsuma pärast sind seda Rangeri kooli läbimist? Kuidas on õige seda kogenud inimest kutsuda? No sellest, et nüüd ma ilmselt jään elu lõpuni nagu Ranger qualified, aga see ei tähenda, et ma kuidagi siin peapilvedesse tõuseks, et igatahes tasub võtta sul nööbist kinni, kes saab, siis küsige, kuidas seal oli, sest ma arvan, et siin neid storysid, mida me täna ei jõudnud lahata, on tegelikult palju. Ja võib-olla paljud ei kõlbaks ka siin üldse rääkida. Absoluutselt. Aga ma küsin su käest ka, mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Mis sinu retsept või meetod või tava on? Vaimse poole pealt ma olen hästi suur stoitsismi fänn. Ehk siis kõik, mida ma saan muuta, seda ma proovin muuta ja kui muuta ei saa, siis nii on. Siis tuleb lihtsalt olla heaolu füüsiliselt. See on hästi veider, aga me eestlastena pole seda harjunud ka, aga nagu ma soovitan kõigile koju rohkem peegleid. See ei tähenda seda, et te peate nüüd nagu äärmustesse minema, aga me arvan, et inimestena me pole harjunud nagu enda keha nägema. Ja siis sealt, kui sa aeg-ajalt nagu jäädustad, siis vaatad, selle külje pealt on juba täitsa hea, et siis see kõlab nagu väga edevalt. Ei ole üldse nii edev, aga jah, see kehakarmine, kui ma kunagi õppisin Koreas, siis seal oli peegel igal pool. Alguses tundus väga veider, sul on duši all peegel, sul on vetsus peegel, sul on vannitas nii või naa peegel, aga jah, et see keha karjumine ja just see üks olemine, et igasugused kehalise rahulolu tagab see, kui sa tunned, et sa saad nagu liigutada, et niipea kui kuskilt jääb midagi ette, siis niisama see kuskilt ära ei kao, siis tuleb midagi liigutada. Kui sa saad midagi muuta, siis muuda. Absoluutselt.
Peeter Ilisson, aitäh, et sa tulid mulle külla ja ma loodan, et kuulajad said sellest inspiratsiooni ja kui sa ei oska midagi teha, siis astuge Kaitseliitu, seal võib oodata ees samasuguseid tüüpe, kellega sul on mõtteid vahetada. Aitäh kutsumast! Aitüma!